Tervist! Täna on Ameerika Ühendriikide ajaloos must päev. Täpselt 20 aastat tagasi toimus terrorirünnak New Yorgis, kus rünnati maailma kaubanduskeskust ning Virginia osariigis Arlingtoni maakonnas, kus rünnati Pentagoni ehk Ühendriikide kaitseministeeriumit. Algselt World Trade Centeri ehk maailma kaubanduskeskuse 210-korruselist torni ehk lõuna- ja põhjatorni projekteeris Minoru Yamasaki 1960. aastate alguses. 60. teises pooles alustati 2 torni ehitusega. Põhjatorn oli 417 meetri pikkune ning lõunatorn 415 meetri pikkune. Tornid avati 1972. aastal ning tol hetkel oli tegu maailma kõrgeimate hoonetega, kuid juba järgmisel aastal võttis selle tiitli endale Chicagos asuv Willis Tower kõrgusega 442 meetrit. 1972. aastal avati ka 36-meetrine 5. torn ning 1974. aastal avati ka 6. torn kõrgusega 28 meetrit. 13. veebruaril 1975. aastal süttis põhjatornist bürooala 11. korrusel. Tuli levis läbi keskmise šahti 14. ja 9. korrusele. Peaaegu kohe peatati tulelevik ja paari tunniga oli see kustutatud. Kõige rohkem sai kannatada 11. korrus. Tulekaitse hoidis hoone konstruktsioone sulamast. Paar olumist korrust kannatasid ka veekasutuste all. Siis ei olnud veel maailma kaubanduskeskuses sprinklersüsteeme. 1975. aastal valmis ka 4. torn ning see oli 36 meetrit kõrge. 1976. aasta aprillis avati põhjatornis restoran Windows on the World, mis asus torni 106. ja 107. korrusel. 1978. aastal lisati põhjatornile telekommunikatsiooni antenn, mis oli 109 meetrit kõrge. Koos antenniga oli põhjatorni kõrgus 526 meetrit. 110. korrusel põhjatornis asus ruum, kus peaaegu kõik New Yorgi telekanalid ja raadiod edastasid signaali. 1981. avati 3. torn kõrgusega 74 meetrit ning 1987. aastal avati viimane ehk 7. torn kõrgusega 190 meetrit. 1992. aastal linastunud filmis Üksinda kodus 2 on näha ka kaadreid kunagisest maailma kaubanduskeskusest. 26. veebruaril 1993. aastal kell 12.17 plahvatas põhjatornis Raideri kaubik, mis sisaldas 680 kilogrammi lõhkeainet. Plahvatuse taga oli Ramsey Youssef, kes saatis The New York Timesile kirja nõudmistega. Esiteks, peatage igasugune militaarne, majanduslik ja poliitiline abi Iisraelile. Teiseks, kõik diplomaatilised suhted Iisraeliga tuleb peatada. Ning kolmandaks, mitte sekkuda ühtegi Lähis-Ida riigi siseasja. Mõned tunnid peale plahvatust istus Youssef lennukile ning lahkus riigist. Youssef arreteeriti 1995. aasta veebruaris Pakistanis ja ta saadeti tagasi Ameerika Ühendriikidesse, kus teda ootas kohtuprotsess. Youssef mõisteti süüdi 1997. aasta novembris. Veel 4 inimest mõisteti süüdi 1994. aasta maikuus. Plahvatus tekitas 30-meetrise augu läbi 4 maa-aluse korruse. Hukkus 6 inimest ning üle 1000 inimese sai kannatada. Plahvatuse tagajärjel katkes kaksiktornides elektriside ning suits levis mõlemas hoones 93. korruseni. Hoonetest oli keeruline evakueerida ning paljudel võttis see aega mitu tundi. Arvatavasti oli terroristide plaan hävitada põhjatorn ning koos sellega ka lõunatorn. See oleks neil ka ehk õnnestunud, kui auto oleks olnud seinale lähemal. Peale plahvatust tugevdati turvasüsteeme ning vahetati välja ka tulehäiresüsteem. Kuigi suurele osale maailma kaubanduskeskusest
ei pääsenud tavakodanik ligi, pakkus siiski lõunatorn inimestele vaateplatvormi, niinimetatud Top of the World Trade Center Observations 107. korrusel. Külastades vaatustekki pidid külastajad enne läbima karmid turvakontrollid, mis lisati pärast 1993. aasta pommitamist. 11. septembri hommikul 2001. aastal kell 8 tõusis Bostonist lend number 11 Los Angelese poole. Pardal oli 11 meeskonnaliiget ning 76 reisijat. Veerand tundi hiljem kell 8.15 startis Bostonist lend number 175 samuti Los Angelese poole. Umbes 5 minuti pärast andis lennu number 11 pilootkeskusesse teada, et lennukit kaaperdatakse. Samal ajal startis Washingtonist lend number 77 Los Angelese poole 6 meeskonnaliikme ning 53 reisijaga. Kell 8.42 startis New Yorgi lähedalt Newarkist lend number 93 San Francisco poole, pardal 7 meeskonnaliiget, 33 reisijat. Kokku oli kaaperdajaid 19, 3 esimeses lennukis 5 ning viimases lennukis 4. Kell 8.46 lendas lend number 11 Põhjatorni. Põhjatornis oli lõksus 1344 inimest, kes ei pääsenud allapoole tabamusse saanud korrustest. Kell 9 teatati lennukist number 175, et toimub kaaperdamine. 3 minutit hiljem lendas lennuk Lõunatorni, kuhu jäi lõksu umbes 600 inimest. Kell 9.05 helistas reisija lennult number 77 oma abikaasale ning ütles, et lennukit kaaperdatakse. Kell 9.37 lendas lend number 77 Pentagoni edelaossa ning lisaks pardal olnutele hukkus veel 125 inimest. 5 minutit hiljem, kell 9.42, sulges lennuamet USA õhuruumi. Kõik tsiviillennud said stardikeelu ja juba õhus olevad lennud pidid kohe maanduma. Rahvusvahelised lennud kutsuti tagasi, suunati Kanadasse ja Mehhikosse või naasid Ameerikasse. Uute rünnakute kartuses evakueeriti Kapitoolium ning Valge Maja. Kell 9.59 varises kokku Lõunatorn, mis oli põlenud 56 minutit. Kell 10.03 kukkus alla lend number 93 Shanksville lähedal Pennsylvania osariigis. Kaaperdajaid üritati peatada ning terroristid ei suutnud sellel lennul oma eesmärki täita. Arvatavasti oli terroristide eesmärk tabada Valget Maja või Kapitooliumi. Kell 10.15 varises kokku Pentagoni see osa, mis sai kokkupõrkes kannatada. Kell 10.28 varises kokku ka Põhjatorn, mis oli põlenud 102 minutit. Kell 2 päeval suleti kõik Ameerika börsid 2 päevaks. Kell 17.20 varises kokku 7. torn, sest Põhjatorni varingu tõttu oli tekkinud seal tulekahju. 7. tornis asus ka CIA salabüroo, kuid õnneks suudeti kõik töötajad evakueerida. Kaksiktornide varingute tõttu hävines ka 3. maailmakaubanduskeskus. 3 alles jäänud hoonet VDC alas said suuri kahjustusi ning lammutati hiljem. Terroristid ei valinud lennukeid juhuslikult. Nad valisid teadlikult just need lennud, sest tegu oli pikamaa lendudega ning need sisaldasid palju kütust. 14. septembril teatas Pentagon, et neile suunatud rünnak põhjustas vähemalt $100 miljoni kahju. 17. septembriks oli kinnitust leidnud 190 inimese surm ning teadmata kadunute nimekirjas oli 4957 nime. Rünnakute järel paiskus õhku tuhandeid tonne mürgiseid ühendeid. Rünnakute tagajärjel hukkus ligi 3000 inimest. Nende seas oli ka palju politseinikke, arste ning päästetöötajaid. Tornidest kukkus või hüppas alla vähemalt 200 inimest. Paljud inimesed hukkusid ka seetõttu, et läksid trepist alla mineku asemel üles, lootes jõuda katusele ja saada helikopteriga päästetud. Helikopterid katusele ei maandunud ja katusele viivad uksed olid lukus. Kui politsei helikopterid märkasid,
et tornid võivad kokku variseda, andis New Yorgi politsei oma töötajatele evakuatsioonikäsu ja enamik politseinikke jõudis evakueeruda. Politsei ei edastanud aga oma infot päästeteenistusele ja päästjad said evakuatsioonikäsu pärast lõunatorni kokkuvarisemist. Kõik lõunatornis viibinud päästetöötajad hukkusid. Põhjatornis viibinud päästjatest teadsid vähesed, et lõunatorn oli kokku varisenud ning kehva raadioside tõttu ei kuulnud mõned päästjad korraldust lahkuda. Paljud päästjad ei teadnud ka, et tornist peab viivitamatult lahkuma ja hukkusid varingus. 11. septembri rünnakutel oli suur mõju Ameerika Ühendriikide ühiskonnale ja kultuurile. Pärast rünnakuid keskendusid inimesed kodusele elule ja veetsid aega oma perega. Lisaks suurenes kirikute külastatavus ja patriotismi väljendamine. Raadiojaamad eemaldasid teatud laulud oma nimekirjadest ja televisioonis, telesarjades, filmides ja kirjanduses on tihti kajastatud terrorirünnakute järelmõjusid. Peale terrorit toimusid mitmed rünnakud moslemite vastu. Vägivalla all kannatasid ka sikid, sest meessood sikid kannavad turbaneid ja seda seostatakse eelarvamuslikult moslemitega. 7. oktoobril 2001 algas Afganistani sõda, kui Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Austraalia ning Afganistani Põhja-alliansi relvajõud alustasid sõjalist operatsiooni Kestev vabadus. Invasiooni peamiseks põhjuseks oli 11. septembri terrorirünnakud Ameerika Ühendriikides ning eesmärgiks Afganistani baasina kasutatava Al-Qaeda terrorivõrgustiku hävitamine. Arvatav seos terrorirünnakutega oli ka Osama bin Ladenil, kes algul seost eitas, kuid hiljem võttis süü enda peale. 2. mail 2011. aastal korraldasid Ameerika eriväed Pakistani pealinna lähedal operatsiooni, mille käigus hukkus Osama bin Laden. Tema majast konfiskeeritud arvutitest ilmnes, et Al-Qaedal oli plaanis 11. septembril 2001 saboteerida Ameerika ronge. Kas tegu oli õige informatsiooniga või hoopis ette söödetud võltsinformatsiooniga, on teadmata. Igal juhul ei toimunud 10 aastat peale terrorirünnakuid uut ohvriterohked rünnakut. Maailma Kaubanduskeskuse rusud koristati ära 2002. aasta maikuuks ja Pentagon parandati ära aastaga. 2006. aastal alustati New Yorgis uue Maailma Kaubanduskeskuse ehitustöid ning 2014. aastal avati kompleksi peahoone One World Trade Center. New Yorgis asub kaksiktornide asukohas muuseum ja memoriaalid on avatud ka Pentagoni juures ja Pennsylvanias Shanksville'i lähedal põllul, kuhu kukkus United Airlinesi lend 93. Seoses rünnakutega on tekkinud ka palju vandenõuteooriaid. Peamise teooria kohaselt lavastasid terroriakti USA kõrgeimate võimukandjate ja nendega lähedalt seotud ärieliidi esindajate juhtimisel USA eriteenistused koos Iisraeli Mossadiga. Nende huvid terroriakti organiseerimiseks olevat nii sisepoliitiline, et vaigistada kriitikat ning nuhkida oma riigi sees teisiti mõtlejaid alla suruda, kui ka välispoliitiline, vaigistamaks rahvusvahelist kriitikat sõdade alustamisel ning sundimaks teisi riike poolt valima. Sõja alustamise vajadus olevat tinginud niinimetatud võidujooks maailma ressurssidele. Eelmisel kuul lahkusid USA väed Afganistanist ning Taliban okupeeris koheselt riigi. Sõja lõpust pole küll palju möödas, kuid siiski on seda juba võrreldud Vietnami sõjaga. Enne 2001. aastat ning viimase 20 aasta jooksul on toimunud üle maailma väga palju terrorirünnakuid, kuid siiski olid 2001. aasta rünnakud märkimisväärsed, sest need muutsid maailma. Taaskord ütlen, et kui te tahate, et teen millegist video, siis palun öelge mulle. Kohtume peagi, nägemist!